Tere, mina olen Mari Remm. Õpin Tartu Ülikoolis arstiteadust ja vabal ajal tegelen aktiivselt lindude rõngastamisega. Teile tulin ma rääkima Vaibla linnujaamast kui teaduse ja loodushariduse populariseerijast. Siin on toodud minu esitluse teemad. Esimeses pooles räägin Vaibla linnujaamast, selle ajaloost ja hetkeseisust ning selgitan ka, mida tähendab lindude rõngastamine. Esitluse teises pooles räägin enda gümnaasiumi uurimistööst rõngastusandmetega. Linnujaama ajaloost. Vaibla linnujaam asutati 1987. aastal Heinrich Veromanni poolt, kes oli toona Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi juht. Pärast seda on seal rõngastustegevus toimunud mitmel perioodil, millest viimane algas aastal 2015 ja kestab praeguseni. Jaamas on võrgud avatud peamiselt juulis ja augustis, kuid episoodiliselt ka muul ajal. Ja rõngastajateks on vabatahtlikud, alguses peamiselt Tartu loodusmajast ja ka praegu on paljud vabatahtlikud seotud loodusmajaga. Siin on näha Vaibla linnujaama asukoht Võrtsjärve põhjakaldal, kus on palju roostikku. Ma üritan kiirelt selgitada, et mis see lindude rõngastamine üldse on. Lindude märgistamine on peamine lindude rände kohta info kogumise viis. Info, mis saadakse esmapüügil, võimaldab teha järeldusi lindude arvukuse, aktiivsuse, asukoha, tervisliku seisundi, vanuselise ja soolise jaotuse kohta. Taaspüük ehk linnu uuesti püüdmine annab infot aga ka linnu liikumissuuna, liikumiskiiruse ja eluea kohta. Peamiseks allikaks liikide rändeteede mudelite koostamisel ongi hulgalised taaspüükide andmed. Vaibla linnujaamas rõngastatakse liikidest kõige rohkem roolinde, kuna võrgud asuvad roomassiivis. Need pildid annavad põgusa arusaama, milline see töö välja näeb. Siin pildil on näha loorvõrgud roostikusse niidetud rajas ja loorvõrgud on lindudele raskesti nähtavad ja seetõttu jäävad nendesse kinni. Iga tunni aja tagant kontrollivad vabatahtlikud võrke ning harutavad kõik kinni jäänud linnud lahti. Lahti harutatud linnud panevad nad linnukottidesse, mida on näha parempoolsel pildil. Linnukotid on lindude jaoks turvalised, sest et seal on pime ja seepärast nad seal ei rabele, ei tee endale liiga ja ei tee ka teistele liiga. Kui linnud on lahti harutatud, pannakse neile jalga unikaalse märgistusega rõngad. Rõngas ei sega linnu elu, sest liigub vabalt jala ümber ja kaalub vaid paar mikrogrammi. Seejärel määratakse iga linnu puhul vajalikud näitajad, nagu näiteks sugu, vanus, kaal, rasvasusaste, tiivapikkus, sabapikkus, nokapikkus ja nii edasi. Ning lisatakse need tabelisse koos numbriga, mis linnule pandud rõngal kirjas on. Kui kõik vajalikud mõõtmised on tehtud, vabastatakse lind võimalikult ruttu, et teda lisastressi eest hoida. Rõngastatud lindude andmed saadetakse rahvusvahelisse andmebaasi. Kui rõngaga lind satub uuesti võrku, nimetatakse seda taasleiuks ja see info on väärtuslik rände uurimisel. Räägin ka Vaibla linnujaama praegusest seisust. Viimastel aastatel on linnujaamas käinud üha enam külalisi, nii peresid, kooligruppe, värskeid loodushuvilisi kui ka rõngastajaid välismaalt. Olen ise kogenud, kuidas inimeste silmad jaamast särama löövad ning neist süttib kirg looduse ja lindude vastu. Paljud saavad linnujaamast väärtuslikke teadmisi liikide määramise kohta ja võimaluste kohta Eestis lindudega tegeleda. Linnujaam mängib rolli ka teaduse populariseerimises, kuna muudab teaduse nimel tegutsemise külastajale põnevaks ja kättesaadavaks. Äsja lõime ka MTÜ, mille liikmeks saavad astuda kõik, kes soovivad linnujaama tegemisi toetada. Meil on palju noori vabatahtlikke rõngastajaid, kes armastavad Vaiblas käia ning moodustavad linnujaamale sooja toetava kogukonna. Tõsisemad huvilised saavad linnujaamas ka rõngastusloa taotlemiseks vajalikku rõngastuspraktikat. Lisaks on Vaibla soodne keskkond teadustööde koostamiseks, kuna andmeid saab koguda vastavalt vajadusele. Sel aastal sai rõngastatud ka 100 000 lind ning liigiline mitmekesisus on jõudnud 119-ni. Põhjus, miks mind siia täna rääkima kutsuti, oli minu uurimistöö, millega osalesin kevadel mitmetel konkurssidel.
Minu uurimistöö teemaks oli Eesti levinumate roolinnuliikide rändekiirus ja suund. See tähendab, et uurisin selliste nunnude suleliste rännet Aafrikasse. Eestis elab muidu 5 liiki roolinde, kuid töös uurisin peamiselt just kõrke- ja tiigiroolindu, kuna teiste kohta polnud mul piisavalt andmeid. Kuid enamus minu tehtud tööst ei olnud niivõrd nunnu kui eelnevad pildid, vaid nägi rohkem välja nagu see. Nimelt näete siin rõngastusandmete tabelit, mida enda uurimistöös kasutasin. Sain selle päringu esitamisel Eesti rõngastusandmeid koondavale Matsalu rõngastuskeskusele. Andmed on kogutud aastatel 1983 kuni 2018 ja sisaldavad kõiki Eestis rõngastatud ja mujal püütud roolindude andmeid. Mõned leiud on tulnud ka Vaiblas minu abiga rõngastatud lindudelt. Kuna rändekiiruse uurimiseks on vaja teada 2 punkti vahelise maa läbimiseks kulunud aega, siis pidin andmestikust eemaldama kõik kirjad, mis polnud kogutud ühe ja sama rändeperioodi jooksul. Algne andmestik sisaldas koguni 94% mahus andmeid, mis antud töös vajalikud ei olnud. Valimisse jätsin ühe sügisrände hooaja sees saadud taasleiud, mida oli kokku 183. Tabeli kasutamiseks tuleb teada, kuidas seda lugeda. Pildil olevas tabelis on iga rida üks leid, nii et ühe linnu kohta on siin tabelis 2 rida, rõngastamise ja taasleiu kirje. Tulpadesse on paigutatud andmed, liik, sugu, vanus, leiuaeg, koordinaadid ja linnu seisund. Rändekiiruse uurimiseks leidsin iga linnu keskmise rändekiiruse, arvestades lennuaega ja vahemaad. Seejärel leidsin liikide keskmised ning võrdlesin neid T-testiga. Selgus, et 2 liigi vaheline erinevus on statistiliselt oluline. Kõrkeroolind liigub rändel keskmiselt 79 kilomeetrit päevas ja tiigiroolind 56 kilomeetrit päevas. Seega on kõrkeroolind kiirem rändaja. Ka varasemad uurimused on väitnud kõrkeroolinnu kiiremat rändestrateegiat võrreldes tiigiroolinnuga. Andmete põhjalikumaks analüüsiks uurisin ka rändekiiruse sõltuvust rõngastusajast. Siin graafikul on näha rõngastusaeg nädala kaupa ning leitud keskmine kiirus selles grupis. Selgus, et varem rõngastatud linnud rändavad keskmiselt aeglasemalt. Põhjuseks on tõenäoliselt see, et varem rõngastatud linnud püsivad veel mõnda aega toitumiskohas ja ei asu kohe rändele. Teema nõuab edasist põhjalikumat uurimist, mis kaasaks ka linnujaama kohapealsete korduspüükide andmeid ja lindude rasvasuse andmeid. Tore on see, et üks minu Vaibla sõpradest parajasti just sellel teemal uurimust koostabki. Lisaks tahtsin uurida, kas linnu vanus mõjutab linnu rändekiirust, sest kirjanduse põhjal alustavad samal aastal koorunud linnud rännet hiljem. Kuid allikas, millele toetusin, käsitles teist liigirühma, põõsalinde. Kuna kõrkeroolinnu kohta polnud mul piisavalt andmeid vanalindudest, uurisin vaid tiigiroolinde. Rändekiiruse vahe tuli 11 kilomeetrit päevas, kuid gruppide erinevus ei osutunud statistiliselt oluliseks. Teema vajab samuti edasist uurimist. Rändesuundade uurimiseks märkisin Data Studio programmi abil erinevate liikide leiud eri värviga kaardile. Selgus, et tiigiroolind rändab Aafrikasse läbi Lääne-Euroopa ja kõrkeroolind läbi Kesk- ja Ida-Euroopa. See kinnitab ka varasemate uurimuste tulemusi. Sooroolinnu 4 leiust 3 olid pärit Lääne-Euroopast ja 1 Saudi-Araabiast. Selle põhjal järeldasin, et vähemalt osa sooroolinnu populatsioonist kasutab Aafrikasse lendamiseks Lääne-Euroopa rändeteed. Seost liigi talvitusala, asukoha ja rändesuuna vahel, mitte rändekiiruse vahel, ei ilmnenud, kuna 3 valimisse jäänud liigi talvitusalad kattuvad suuresti, samas rändeteed on neil erinevad. Erinevuse põhjuseks on tõenäoliselt liikide erinevad rändestrateegiad. Väidetavalt teeb tiigiroolind rändel ka rohkem toitumispeatusi kui kõrkeroolind. See on minu poolt kõik. Olete kõik oodatud Vaibla linnujaama külastama, kuid palun siis ikka ette teatada. Siin on Vaibla linnujaama kontaktid. Aitäh kuulamast. Olen nüüd valmis vastama küsimustele. Suur tänu Marile. Ma näen sind kuskil seal ekraanil ja lehvitan. Ma ei tea, kas sa kuuled meid. Ilmselt kuuled. Tore on näha sind.
Esimene selline põnev küsimus puudutab kohe sind ja tegelikult sinu kaaslasi, kes te linde olete uurinud. Kus tekkis huvi lindude rõngastamise vastu? Mind on kuulda, jah? Jaa, väga hästi. Ole hea, räägi. Et Vaibla linnujaamas on jah see omapärane, et keskmine vanus rõngastajal on päris noor. Ja mina isiklikult sattusin esimest korda sinna samuti Tartu Loodusmaja laagri kaudu, aga paljud noored on sinna ka kutsutud sõprade poolt või leidnud sotsiaalmeediast selle linnujaama ja siis külla tulnud. Ja see, mis seal hoiab inimesi, on ka palju rohkem kui ainult lindude rõngastamine, näiteks ka looduses olemise nauding ja mõttekaaslastega aja veetmise nauding. Väga tore. On küsimus, kas võrgud, need, millega neid linnukesi kinni püütakse, kas need eluohtlikud pole lindudele? Ega neid ei lubataks kasutada, kui nad oleks lindudele ohtlikud. Ja nad on ikka niimoodi disainitud, et lind jääb küll kinni ja tal on muidugi ebamugav, aga ta päästetakse ruttu lahti ja reeglina ei ole neil kunagi vigastusi sellest. Meie täna räägime siin ju põhiliselt sellest, et kuidas hoida seda, mida me armastame. Kui sina saaksid öelda ja soovitada inimestele, miks lindudega on mõtet lähemalt tutvuda, miks linde uurida, mis neid motiveeriks, mis sina ütleksid? Ma arvan, et lindude tundmine on ka enda ümbritseva keskkonna tundmine ja see aitab luua sideme loodusega. Nii et linnud on armas võimalus leida enda side ja enda põhjus looduse armastada. Kas rõngastama ja ütleme siis seda rõngastamist või selle juurde kaasa lööma on võimalik tulla ka siis, kui teadmised lindudest ja rõngastamisest puuduvad või peaks siis kuidagi alustama? Jaa, absoluutselt on võimalik tulla linnujaama külastama, et paljud tulevad sinna täiesti esimest korda linde vaatama ja küllap siis koha peal räägitakse. Ja viimaseks ma küsin sinult veel, Mari, mis on või kes on kõige põnevam linnuliik, keda sina rõngastanud oled? No minu jaoks on see Siberi raat, sest et nemad muidu Eestis tavalised ei ole. Ilmselt enamus inimesi ei ole neist kuulnudki ja seega selline haruldane liik sattus meie võrku ja oli ikka väga uhke tunne. Mul on üks isiklik küsimus ka, et kas ma võisin sind näha esmaspäeval Osooni saates? Seal oli Vaibla linnujaamast juttu. Väga hea, nägu on tuttav. Igatahes suur tänu sulle veel kord, Mari. Ilusat päeva jätku sulle. Kui võimalik, ole meiega edasi konverentsil.